meeskond oli paberil tugevam, meeskond oli väljakul ka tugevam. Et selles suhtes, et esimene poolaeg me suutsime nagu sellest distsipliinis kinni pidada ja olime tegelikult selles mängus sees. Loomulikult oli vastasel nagu territoriaalne ülekaal ja nii, aga me pidasime sellest distsipliinist hästi kinni ja suutsime seda mängu hoida tasakaalus, aga ütleme nii, et meie niisugune rumal vigasel täitsa viimastel sekundil kinkis neile pendla ja sealt see mäng läks, aga teine poolaeg loomulikult nad tegid ka palju vahetusi, kus seda värskust tuli ja teine poolaeg kumm läks nagu tühjaks ja nii hästi ei suutnud nagu seal kaitse mängida. Esimene poolaeg olime nagu selgelt, me valisime niisuguse taktika ja mismoodi seda mängida. Jah, et tegemist oli nagu kindlasti selgelt tugevam meeskond, millega me siiamaani mänginud oleme. Aga siin see ongi see näitaja. Ei, selge see, et kõik me eksime, aga et natuke liiga lihtsalt need eksimused tulevad. Aga jah, nagu öeldakse, parem teha vead ära siin, kui siis, kui punktide peale mängitakse. Aga veel, positiivne võtta kaasa, et oli see tõesti see esimene poolaeg, kus me distsiplineeritud mängisime ja suutsime nende käigud nagu kinni panna. Aga samas tuleb ka arvest sellega, mäng kestab 2 poolega ja teine poolega ei olnud enam niisugune.